Kuidas panna eestlasi rohkem sünnitama? Selle küsimuse üle mõtiskleb praegu eriti pingsalt Reformierakond. Ideid on lühidalt kokkuvõttes 3. Anda noortele raha juurde, võimaldada vanavanematel jääda lapsehoolduspuhkusele ning suurendada jätkuvat vanemahüvitist vastavalt keskmise palgatõusule. Ma ise hästi loodan seda, et kuna mu enda kogemus on see, et mina lükkasin laste saamist edasi, sest mulle tundus, et ma ei suuda neile piisavalt pakkuda. Et siis see, mis puudutab nüüd seda noorte vanemahüvitist, et siis see annab seda sihukest julgustunnet ja kindlust noortele rohkem juurde. Seda, et Eesti vajab juurde lapsi ning peresid tuleb toetada, on Isamaa erakond rääkinud juba ajast ja arust. Et Reformierakond ka selle info enda jaoks avastanud on, tundub näiteks Riina Solmanile kui valimispropaganda. Ma näen seda sellises perspektiivis, et võtame paar aastat tagasi, kui Signe Riisalo ministriks saades Kaja Kallase 3. valitsuses võttis peredelt toetuse ära. Esimese asjana võttis siis Reformierakond peredelt toetuse ära, selle üle oli väga palju meelehärmi ja ma teadsin üsna täpselt, et vahetult enne järgmisi Riigikogu valimisi tehakse mingisugune meede, mis näitab, et kuidas me väga-väga peredest hoolime. Et see on selline silmamoondustrikk ja poliittehnoloogia. Opositsiooni poolt tuleb kriitikat, et varasemalt olete natukene perede vaenulikumad olnud, nüüd järsku hakkate siin Eesti iivet kasvatama, et kas propaganda ja valimiste eel siis lubatakse kõike? Vaadake, mina olen 93. aastast sotsiaalvaldkonnas töötanud ja lastekaitsega tegelenud. Minu jaoks ei ole lastekaitse valdkond ega ka perede teema kindlasti propaganda. Kui vaadata viimase 10 aasta Eesti rahvastiku arengut, jääb silma kurb trend. Kuni 2022. aastani oli Eesti rahvastik pidevas pisikeses kasvutrendis. Siis seoses Ukraina sõjaga saabus Eestisse mitukümmend tuhat inimest, mis mõjutas statistikat positiivselt. Alates 2024. aastast aga on näha, et Eestis elavate inimeste arv on jälle kahanemas. Kui viimastel aastatel on Reformierakond valitsuses silma paistnud kärbetega, siis nüüd on nad valmis hakkama raha jaotama. Näiteks alla 28-aastastele esmastele sünnitajatele 10% rohkem vanemahüvitist. Reformierakonnal on plaan anda alla 28-aastastele, kes saavad esimese lapse raha juurde. Tekib ainult küsimus, et mis siis on ülejäänutega, kas 29-aastaste ja vanemate lapsed või nende vanemahüvitised ei olegi siis põhimõtteliselt sama väärilised kui 28-aastastel, kas minusugused naised ei peaks siis saama sama palju raha kui nooremad. Ja nende jaoks on see teine meede, kui on järjestikused lapsed, vähem kui 3 aastat siis seda vahet, siis me täpselt samamoodi ju suurendame vanemahüvitist. Aga siiski see tunne, et ühe laps on rohkem väärt kui teise? Ei, kindlasti mitte. Kõik lapsed on väärtuslikud ja laste väärtustamiseks on meil ju hoopis teine meede, see on lapsetoetus. See on ebaõiglane, et tõepoolest ühte sihtgruppi nagu eeliskoheldes, siis teised inimestel saavad haiget. Et selle tulemusel ei ole see meede kõige paremini neil välja kukkunud, aga see mõttekäik, et kui keegi tahab noore seas lapsi saada, et siis seda soodustada, aga just eluasema poliitika on kõige tähtsam ja majanduslike takistuste kõrvaldamine, et mina pooldan sellist universaalset poliitikat nagu praegu on ja kõikidele lastele võrdselt siis esimesele teisele võiks olla ka siis 100 eurot see lapse toetus. Ma mõistan muidugi seda, et kunagi ükski lahendus ei ole selline, et kõik on õnnelikud. Aga veel kord, et kui me vaatame nendele probleemidele otsa, et mille ees me seisame selleks, et ainuüksi see viljakas periood naisel oleks pikem, millal ta lapsi saab, see tähendab ju ka seda, et lapsi võiks sündida rohkem, et selle järgi tegelikult need sihtimised on praegu ka tehtud. Kui vaadata lapsevanemate silme läbi, siis näitab ka statistika, et emad on kogu süsteemis suurimad kaotajad. Siinkohal lubabki appi tõtata Reformierakond, kes pakub välja süsteemsed lahendused, mis ennetavad lapsevanemate eriti emade tööturult kõrvale jäämist ja toetavad nende konkurentsivõime säilimist. Lahendusi on veel. Mõlemad vanemad ju võivad vanemapuhkusele jääda ja vanemahüvitist saada, aga kui nüüd mõlemad vanemad otsustavad tööl käia, siis me tõepoolest oleme lisanud sellise võimaluse, rõhutan võimaluse, et on võimalik vanemahüvitis edasi kanda vanavanemale, kes siis saab koos sellega tegelikult ju ka makstud miinimumsotsiaalmaksu. Üks, milles kõik on ühel meelel, et laste sündimust Eestis tuleb suurendada. Aga kas raha inimesi lapsi tegema paneb, seda saab ilmselt näidata aeg. Ja vaid siis, kui peredele raha ka päriselt juurde antakse.